kui ma täna hommikul üles ärkasin, siis olid mul sellised kevadised värvilised liblikad kõhus ja ma kuidagi elasin unistuse saatjale nii väga kaasa või olen selle saamispäevast talle kaasa elanud. Ja kui me jõudsime Mubasse, kus meid ootas siis õpetaja Sirje Medell juba ja kui õpetaja meile jagas, miks tema oli valmis aitama seda unistust täita, siis mul täitusid silmad sellised õnnepisaratega ja just tulime ka Mariaga sellest esimesest laulutunnist, kus Piia hakkab oma unistust, mis siis on teha üks üllatus oma kallile inimesele, hakkab seda siis nüüd harjutama ja õppima ja ette valmistama ja seal seda esimest laulu kuulates, no see tõi ka pisara silma, et see ei ole siin mitte mingisugune nutulaul, see ongi tõeline õnn, kui me saame aidata kaasa üksteise unistuste täitumisele ja kas pole mitte nii, et teise rõõm on üks väga-väga suur rõõm ja kui me saame oma elusid täita ja üksteise elusid täita väikeste ja suurte rõõmudega, kes läheb ju kõikide elu rõõmsamaks, õnnelikumaks, armsamaks ja nagu Maria ütles, armastusväärsemaks. Saagu siis palju unistusi, mille me suudame selle aastaga täide viia ja sina ka saada ikka meile oma unistus ja sina ka kirjuta meile, kes sa tahad aidata neid unistusi ellu viia ja veel kord lauluõpetajale suur-suur kummardus, suur-suur aitäh, sest kui on unistusi ja on unistuste täitjaid, siis ongi ju kõik hästi.